saadan äripäevatiimile suure kummarduse ja selle eest nad üldse arvasid, et ma võiksin siia teie ette laval esimene tulla ja võib-olla kui ma nägin seda lainati ka, et kelle järel ma siis siin laval olen, nägin ala enne mind, siis ükskõik kui tugevasti mind valdkonna toetusel oma valdkonna korruptee järel kohe avaldada, siis ei ole alati keegi lihtsam ülesanne. Aga õnneks seda alahetkel kuulates ma sain aru, et tegin mu töö selles, et täna on natuke lihtsalt mitte tähtsuda, sellepärast, et teatud määral meie mõtted ja punktid, millest täna ümber teiega jagan, kattuvad sellega, mida ala juba vanem mainis. Aga alati teeb igaüks, aga mind võib-olla väga palju inimesed ei ole varem kohanud, sest põgus sissejuhatus oli vahepeal taustas nii palju, et sõltumata või tulenevalt oma noorest east, mu abikaasa õnneks selle siile selle ikkagi välja teadusega. Aga mu siili ei ole täna hetkel väga pikk, et ma tegelikult olen mõtlenud töödiks ja mõtlenud töödki proovis, et üldse müügivaldkonda sattusin oli läbi õnnega juhuse, kui ma sattusin töövestlusele ja see terve töö sisuliselt ilma konkursit, et ma igasuguse müügi taustamine, selles on nagu põnev rääkida müügiannetest, sattusin see valdkond ilma müügiannet omamata tollel hetkel. Et töötas eelmast 8 aastat, nendest viimast 3 aastat siis juhtisin müügimeeskonda. Vaal ütles, mõtlesin, et teeme väikse time-out'i, see time-out'i uue viikuseks jällegi, et väga kõik kohad ei saanud ja nüüd on see uus kohas. Aga minu jaoks integreerib kogu selle selline programmi oli see, et see oli väga raamatul ja kui ma seda raamatut siis lugema hakkasin, siis ütleme nii, et ma alguses ei olnud paha. Et Terekeetas on oma väidetes ja väljaütlemistes suhteliselt konkreetne ja mul tekkisid mingid kohad, kus ma tahaks ümber lükata või vastu vaielda või natuke ümber defineerida mingid tema toodud punkti. Kui palju üldse on inimesi, mis tahaks seda raamat lugeda? Okei, väga palju ei ole, et siis pärast selline on hea võimalus seda teha, et ümberlüksust tegema jätkab. Aga ütleme nii, et kui me räägime 10 müügiandest, siis ma jõuan nüüd juurde natukene hiljem. Et Terek toob välja 10 müügiannet, et mis ühel inimesel peavad olema. Nüüd 10 6 on sellised, mis ütleb, et see on must have asi, et see on müügiprotsessi oluline osa, et kui inimesi otsida, siis tuleb siin silmas pidada ja siis sellest 10 viimast teenib eeldused või punktid midagi, seda kui natuke rohkem mängu. Aga enne kui me enda punkti juurde jõuame, siis paar sellist mõtted, mis nagu kõlama jälgida vaadab, tahaks natuke nagu arutleda ja ma saan seda pärast jätkata siis seal töökohas, kes oskavad sinna tulla. Et ta ütleb, et müügitöödeks pigem sünnitakse kui saadakse. Et ta ütleb, et ei ole võimalik tipptekijaks koolitada inimest. Et see on inimesed DNA-sse sisse reeritud ja selles mõttes, et ta ütleb, et ei saa selle asemel, et kohe võtta kassimoodi käituma, tuleb soku kasse võtta. Et ma ütlen selle kohta nii, et jah, seal on teatud mõttes on nagu määraline mõte, on olemas teatud tüüpi inimesi, kes on siis sellised konkreetselt müügi inimese tüüpi, nad võivad musta valgeks rääkida ja sõltumata valdkonnas praktiliselt väga edukalt müüa erinevaid tooteid, aga küsimus on selles, et kui me otsime omale tiimi inimesi, see on minu tänane teema, sellest räägitakse hiljem, kuidas õiged inimesi õigetest oskustest ja annetest tulenevalt, siis on tiimi leida ja neid valida. Aga kui ma mõtlen selle peale, et palju teate seda inimesi ja kui te oma meeskond uut liiget otsima, siis kas alati leiab, et selle järgi, et ma otsin panen konkursi ja siis ma otsin seda ühte ja õige. Et mina pigem inimest tööle võtmisel lähtusin sellest, et ma ei võtta tööle müügiinimest, aga ma võtta tööle inimest. Ja pigem ikkagi määra oli selle inimese maailmakohale suhtumine mõtlemise suurus. Minu meelest need on olulised argumendid müügiinimeste puhul, et tore, kui ta on see, kelle DNA-sse sisse kodeeritud see, et ta on see sündinud müügiinimene.
selle peale vaatad, et suu lahti tees, siis saad aru, et see on see, kellel on siin DNA-d tees. Tema osutus valituks, paraku tema eelmise tööandja tekkis teatud komplikatsioonid ja see inimene ei saanud meie mõistuse tulla. Aga konkursid teiseks jäänud inimene, tema oli ideaali lähedal. Mina olen seda suhtumisest, et see liiklenud teemad ei saanud lihtida ja lihtsalt inimene peab ise tahtma, kui see suhtumine äkki kõik on paigas, siis mina ütlen seda, et müügitöö kui kõige